Tere päevast! Aitäh toreda sissejuhatuse eest, et mul on hea meel, et siin on nii palju inimesi, kes oma tervisest hoolivad, kes oma tervisenäitajatest hoolivad. Aet Elken olen mina, südamearst ja juttu tuleb vererõhust. Alustame ajaloost, et siin vasakpoolse graafiku peal on näha Ameerika sõjaaegse presidendi Franklin Delano Roosevelti vererõhu väärtused. Kui ta valimiskampaaniaga alustas, oli tema rõhk päris kena, kuskil 130–80. Mõne aastaga presidendi töö käigus tema vererõhk tõusis väga kiiresti, et te näete siin kuskil 180-ni tõusis tema ülemine vererõhu väärtus ja kuskil 100-ni tema alumine vererõhu väärtus. Läks veel mõni aasta mööda, sõda oli täies hoos, liitlased valmistusid Normandia dessandiks ja presidendi vererõhk mõõdeti esimest korda üle 200, 220, kuskil 120-le. Ja tegelikult oli president selleks ajaks juba väga haige. Ta tundis ennast halvasti, tal oli õhupuudus, tal oli väsimus, ta tundis väga kehvasti ennast. Ja 1944. aastal sai ta ka siis hüpertensiooni diagnoosi esimest korda. Elas ta veel üle ühed valimised Jalta konverentsi ja tegelikult aastal 45 siis president suri 63 aasta vanuselt ja viimane vererõhk, mis dokumenteeriti, oli 300–190 ja suri ta ajusisesesse verejooksu. Ma vist ei ole näinud ühelgi elusal inimesel nii kõrget vererõhku. Et võrdluseks Ameerika viimane president, Donald Trump, et tema poliitika võib meeldida või mitte meeldida, aga tema vererõhk on igal juhul oluliselt ilusam. Et kui ta alustas viimast presidentuuri, siis ametlikes andmetes esitati tema vererõhku 128–74. Ja kui te neid pilte vaatate, siis siin pildi peal on umbes 80-aastane president Trump ja siin pildi peal on umbes 60-aastane president Roosevelt, et umbes sama vanad näevad välja, kui 20 aastat on vanuse vahet. Et miks me räägime võõra riigi presidentidest ja nende vererõhkudest? Räägime sellepärast, et minu arvates iseloomustab see väga hästi tolleaegset arusaama, mida teati südame-veresoonkonna haigustest, mida teati vererõhust ja mida me teame vererõhust praegu. Et võib-olla natukene tõugatuna presidendi haigestumisest ja surmast, aga ka üldisest südame-veresoonkonna haiguste epideemiast Ameerikas alustati 48. aastal suure Framingami jälgimisuuringuga. See on üks maailma kuulsamaid, üks esimesi kohortuuringuid, kuhu võeti 5200 tervet inimest Framingami linnast ja pandi nende kohta kirja kõik võimalikud tervisenäitajad. Vererõhk, kolesterool, pikkus, kaal, jalanumber, silmade värv, söömisharjumused, suitsetamine, alkohol, kõik võimalikud asjad. Ja siis hakati neid inimesi jälgima. Ja jälgiti ja järgnevate aastakümnete jooksul tegelikult selgus, mis on need tegurid, mis põhjustavad südame-veresoonkonna haigusi. Kuni sinnamaani seda ei teatud. See, et president sai ülikõrge vererõhuga sellised tüsistused, inimesed ei teadnud, see ei olnud teada, et vererõhk põhjustab seda probleemi. Et kui Roosevelt alustas oma presidentuuri, siis ta valis omale ihuarsti ja ihuarstiks valis ta endale kurgu-nina-kõrvaarsti, sest ta arvas, et sagedased nohud saavad olema tema kõige suurem probleem tema ametiaja jooksul. Et lihtsalt need teadmised ei olnud olemas. Ja aastakümnete jooksul, ehk siis eelmise sajandi keskpaigast edasi, oleme me saanud teada, mis põhjustab südame-veresoonkonna haigusi. Need samad asjad, millest doktor Serg rääkis, vererõhk, suitsetamine, vähene liikumine, ülekaal, need teadmised tulid alles eelmise sajandi keskpaigas. Minu põlvkonna jaoks on need teadmised iseenesest mõistetavad. Kui mina sündisin, oli kõik teada, aga minu vanemate põlvkond ja sealt edasi, nad ei teadnud neid asju. Neid asju ei ole koolis õpetatud ja sellepärast ongi vaja seda teadlikkust tõsta, et inimesed teaksid ja oskaksid nende asjadest ennast hoida. Nii, jõuame asjani. Mis on vererõhk? Vererõhk, südame tööarvuline näitaja, surve, mida veresoontes liikuv veri avaldab veresoone seinale. Teda väljendatakse kahe numbrina, süstoolne ja diastoolne, ülemine ja alumine. Veri, nagu te teate, kehas liigub pulseerivalt, ei liigu ühtemoodi, süda pumpab, veri liigub veresoontes edasi, saavutab mingi maksimaalse rõhu, see on süstoolne, süda lõõgastub, täitub verega, sel hetkel ei pumpa,
see on alumine rõhk ehk kõige madalam rõhk. Sellises pulseerivas toonis liigub süda inimese sees veresoontes. Seda tähendab ülemine ja alumine vererõhk. Süda pumpab, süda lõõgastub. Vererõhku mõjutavad eelkõige 2 asja. Kui kõvasti süda pumpab ja milline on veresoonte toonus, kui laiad või kitsad on parasjagu veresooned. Ja organismi poolt on vererõhk väga hoolikalt reguleeritud. Et inimene saaks elada, peab olema vererõhk kindlates piirides. Kui vererõhk kukub, vererõhk on madal, siis inimese enesetunne läheb väga halvaks. Ta võib minestada, ta kukub maha, ta kaotab teadvuse. Ehk siis madalat vererõhku inimene ei talu praktiliselt üldse, organism proovib seda iga hinnaga vältida. Kõrget vererõhku kannatab inimene palju paremini. Päevi, kuid, aastaid, vahel aastakümneid. Seda ei pruugi isegi mitte tunda olla, aga pika aja jooksul omab see kahtlemata halba efekti. Seda me saime Framingami uuringust teada. Samamoodi nagu kolesterool on vaikne tapja, on ka vererõhk vaikne tapja, sest kõrget vererõhku inimene ei tunne. Ja peamine selline haiguslik mehhanism, kuidas kõrge vererõhk veresooni kahjustab, on seesama ateroskleroos ehk veresoonte lupjumine. Mida rohkem on need riskifaktoreid, seda kiirem see protsess on. Millised organsüsteemid, millised kehapiirkonnad saavad kahjustada, kõik piirkonnad, kus on veresooned. Eelkõige süda, ma olen südamearst, mulle meeldivad südamed, aju, neerud, aga seesama aort, aga ka jalgade arterid, silmad, et igal pool, kus on veresooned, pikaajalise kõrge vererõhu tingimustes saavad kahjustatud. Kui kõrge on kõrge ja kui madal on madal. Et tegelikult on uuringuid, mis näitavad, et juba nii madal väärtus nagu 115/75 on see piir, kust maalt edasi hakkab vererõhk muutuma juba nagu kergelt veresooni kahjustavaks. Ehk siis tegelikult mida madalam, seda parem. Alla 115/75 oleks väga hea, aga siit on veel roheline ja kollane maa, ütleme nii, et punaseks läheb asi seal kuskil 140-90 juures. Ja tumepunane ehk väga kõrge risk on ikkagi juba, kui vererõhk on üle 160 püsivalt. Seda, kuhu me tõmbame haiguse piiri, see on loomulikult kokkuleppeline. Euroopas me oleme paika pannud, et haiguse piir ehk kõrgvererõhu diagnoosimiseks on vaja rõhku 140-90 püsivalt. Kas ülemine 140 või alumine 90 või mõlemad üle selle. Ameeriklased langetasid seda, leppisid kokku, et vererõhu haigust diagnoosime 130-80. Diagnoosiga inimesi tõi see juurde, aga ega see ju sisu ei muuda selles mõttes, et kõrge on ta nagunii. Kõrgvererõhu tõbi on väga levinud. Eestis 3% täiskasvanutel on kõrgenenud vererõhk ja kõrge vererõhk on igas vanuses haiguslik. Ei ole sellist põhimõtet, nagu mõnikord räägitakse, et kui inimene on 100 pluss tema vanus, et kui mina olen liginen 40, siis minul võib olla 140 rõhk ja 60-aastasel inimesel võib olla 160 rõhk. Ei ole sellist asja. Normid on kõigile samad. Kõrge vererõhk on igas vanuses veresoontele kahjulik ja haiguslik. Ja mõnikord kohtab ka veel sellist küsimust, et aga mis mul põhjustab vererõhku? Et arst muudkui ravib vererõhku, aga ei selgita välja põhjust. Asi on selles, et 90% juhtudest, enamikel juhtudel on tegemist nii-öelda primaarse ehk essentsiaalse hüpertensiooniga. Tal ei ole ühte konkreetset põhjust, mingit konkreetset haigust, mis meile seda vererõhku põhjustaks. On ports riskifaktoreid, mis mõjutavad vererõhku, mis kõik mängivad rolli vererõhu kõrgenemisel. On pärilikkus, on ülekaal, stress, vaimne pinge, vähe liikumist, alkoholiga liialdamine, suitsetamine ja valed toitumisharjumused ja paljud neist asjadest on meil omavahel seotud ka. Ehk siis need ongi vererõhu haiguse riskifaktorid. Kui me saaksime kõiki neid mõjutada kõrgenenud vererõhuga inimesel või ennetada nende riskifaktorite teket, siis tõenäoliselt me päris palju vererõhkusid saaksime korda või vähemalt madalamaks. Aga see ei ole praktikas lihtsalt võimalik, et kõiki neid asju korraga mõjutada, muuta, üleöö sellised muutused nagunii ei tule, ehk siis enamasti me ikkagi peame ka ravimiga kaasa aitama, et vererõhku langetada. Kas vererõhk annab kuidagi tunda? Õige vastus on tegelikult ei anna. Kõrgenenud vererõhku inimene ei tunne.
ja selle tõttu on ka selline statistika, et kuskil pooled inimestest ei tea, et neil on kõrgenenud vererõhk. Mõnikord on peavalu, pearinglust, õhupuudust, mõni tunneb survet rinnus, aga tegelikult mida inimene tunneb, on juba tagajärjed, ehk siis kahjustatud, veresoonte kahjustuses tekkinud organite kahjustus, seda võib inimene hakata tundma. Et kui süda peab töötama vastu suurt rõhku, kogu aeg tegema lisatööd, siis südamelihas läheb paksuks, süda võib ära väsida, võib südame puudulikkus tekkida, inimene hakkab õhupuudust tundma või valu rinnus. Infarktid, insuldid, kui veresoonte kahjustusena annavad tunda, ajuinfarktid, dementsus kujuneb võib välja kujuneda pikalt ravimata vererõhuhaiguse foonil, neerufunktsioon võib väheneda. Et siis tundma hakkab inimene alles siis, kui tagajärjed on käes. Kuidas vererõhku ravida? Asi algab arsti vastuvõtust, kus me mõõdame vererõhku. Vererõhu mõõtmiseks on oma kindel protokoll, vererõhku tuleb mõõta, kui inimene on rahuolekus, piisavalt istunud 5-10 minutit, rahunenud, ei ole rääkinud, ei ole tormanud, ei ole jooksnud ja vererõhku tuleb mõõta korduvalt. Ühekordselt mõõdetud kõrge vererõhk ei tähenda veel vererõhuhaiguse diagnoosi. Kui me oleme selgeks teinud, et vererõhk on kõrgenenud, siis me uurime tüsistuste osas. Me teeme kardiogrammi, me kuulame südant, me võtame vereanalüüsi, kust me vaatame neerufunktsiooni, me võtame uriinianalüüsi, mõnikord teeme südame ultraheli, ehk siis me otsime neid tüsistusi, kas on juba midagi tekkinud. Sõltuvalt sellest, mis me leiame, me koostame raviplaani. Iga inimese raviplaani peavad mahtuma elustiili muudatused, need soovitused me proovime anda, selgitada, mida saab teha, et vererõhku langetada, aga enamikel juhtudel me peame ikkagi määrama ka ravimid, tablettide näol. Ja kui ravi on paigas, siis me jälgime, kas ravi töötab ilusti, mõõdame regulaarselt vererõhku ja ravi on eluaegne. Nagu kolesterooliravi samamoodi, et ei saa terveks ravida ennast vererõhuhaigusest, enamasti see ravi jääb püsivalt peale. Ja kui rääkida ravimite ajaloost, siis tegelikult siin kuskil 50-ndatel, 60-ndatel, kui president Roosevelt oli vererõhuga hädas, ega tal tegelikult väga midagi head teha ei olnud ka. Et ravimid olid väga algelised, soovitati näiteks riisidieeti või veeväljajamisravimeid või selliseid üle närvisüsteemi mõjuvaid ravimeid tegelikult nagu põhimõtteliselt rahusteid. Nad mõjusid kehvasti, nad ei võtnud väga hästi vererõhku alla ja lisaks olid need päris vastikud kõrvaltoimed. Ehk siis kaasaegsed ravimid tänapäeva mõttes hakkasid tulema alles 80-ndatel, 70-ndate lõpus 80-ndatel. Ja no Eestisse jõudsid nad arusaadavalt veel hiljem, et kuskil alles 90-ndate alguses oli selline laialdaselt kättesaadavad head vererõhuravimid. Aga tänaseks päevaks on seis teine. Meil on väga lai valik, väga häid vererõhuravimeid ja ma julgen öelda, et igale vererõhuhaigusega patsiendile on võimalik leida sobilik skeem. Et mõnikord on vaja proovida mitut kombinatsiooni, ühte ravimit, teist ravimit, on kõrvaltoimeid, millest me saame jagu, mida saab muuta, aga lõpuks, kui patsient on motiveeritud ja arst on motiveeritud, siis me alati leiame sobiliku vererõhuraviskeemi. Tihti on vaja mitut ravimit korraga, ühest ravimist ei piisa, ravi on eluaegne ja vererõhuravi ei tekita sõltuvust ja kui inimesel on toimiv ravi, siis seda lihtsalt sellepärast, et seda on juba kaua võetud, vahetama ei pea, et kui ta toimib, vererõhk on korras, siis on kõik väga hästi. Ja tavaliselt juhib seda perearst, sest perearst näeb oma patsienti kõige rohkem. Nii, et kokkuvõtteks ma tahan öelda, minu sõnum on, et iga inimene peab teadma oma tavapärast vererõhu väärtust. Samamoodi nagu inimene teab oma pikkust ja kaalu ja jalanumbrit, peab ta teadma, kui palju on tema vererõhk. Ja ei piisa sellest, kui inimene ütleb, et on korras, sest mis see korras tähendab, kellele mis korras on. Et numbrit on vaja teada, peab olema alla 140, 90 püsivalt. Kolesterooli kohta samamoodi. Ma arvan, et iga täiskasvanud inimene peaks teadma ka oma LDL kolesterooli väärtust. Ja laste kohta teavad vererõhu väärtust nende vanemad, isegi lastel mõõdetakse vererõhku. Tervislikud eluviisid on loomulikult ennetuse aluseks, aga paljudel juhtudel, kui meil on juba kõrgvererõhuhaigus või veel hullem, meil on mingid tüsistused, on vajalik ka tablettravi, et vältida südame ja veresoonte edasisi kahjustusi. Nii, sellega on mul
tarkus otsas, ma hea meelega vastan küsimustele, kui kellelgi on midagi tekkinud.